Noh, nii ja naa. See on nüüd, ma ise olin ju ka üle 10 aasta vist advokaat, et eks neid kohtunikke on erinevaid, osa, see sõltub nende taustast, mis nad siis on varem teinud. Siiamaani on kohtusüsteemis üsna palju juurutatud sellist personalipoliitikat, et inimesed kasvavad üles kohtusüsteemi sees. Tulevad kohtujuristiks sealt peale ülikooli ja siis kasvavad kohtunikuks ja siis on kuni pensionini kohtunikud. Sellise süsteemi miinus on see, et ega sul sellist nagu päris elu kogemust niimoodi ei teki. Et see on täiesti teine tunnetus, kui sa oled advokaadina istunud kliendiga nõupidamiste ruumis, arutanud, kuidas seda vaidlust lahendada, saanud aru sellest, mis selle nagu äriline või majanduslik taust on ja proovinud siis seda juristina saavutada, või kui see, et sa vaatad seda puhtalt lihtsalt niimoodi seaduse pinnalt. Et see kogemus on erinev. Ja eks see kohtunike taustad on ka erinevad, osa on nüüd tulnud sellisest advokaadi taustaga ja osa on või muu elu taustaga ja osa on siis sellised, kes on seal lapsest peale olnud kohtusüsteemis. Praegu viimasel mõnel aastal on Riigikohus seda personalipoliitikat siin ka maakohtute ja ringkonnakohtute osas teeb. Oleme võtnud suuna teadlikult sellele, et tuua kohtusüsteemi inimesi, kes on elus midagi muud ka teinud. Advokaate, ettevõtete jurist, igasuguse muu taustaga, kes on siis 10, 15, võib-olla 20 aastat mingil alal ennast ikkagi nagu üles töötanud ja tuua selliste muude kogemustega inimesi kohtusüsteemi. Et tal on lihtsustatult öeldes see teist pool lauda istumise kogemus olemas. Et sa oled ise olnud kohtus menetlusosalisena ja sa oled näinud seda, tunnetanud seda, mis siis kohtunik teeb halvasti, mis ta teeb hästi. Ja neid on nüüd siin ju viimastel aastatel tulnud päris palju. Ja ega meie siin Riigikohtu roll järgmise 5 aasta jooksul, üks on tõesti see, et Riigikohus kujundab praktikat oma otsuste kaudu, aga teisest küljest on ka väga paljuski nüüd see personalipoliitika, sest meil on lähima 5 aasta jooksul praktiliselt 60 kohtunikku vahetumas maa- ja ringkonnakohtutes. 210 kohtunikust umbes, keda Eestis on. 60 vahetub välja, et nüüd on see võtmeküsimus, keda me sinna toome. Et kui me toome sinna erineva kogemuse pagasiga inimesi, siis meil see arusaamine sellest, mis päris elus toimub, võib minna paremaks, aga võime selle võimaluse käest lasta.